tahan teile vanade päevade pärandusest ühe kena jutu vesta, mis sel ajal sündinud, kus veel murud muistsel kombel neljajalgsete ja suleliste keeletarkust kuulsid. Ükskord enne muiste elas sügavats metsalaanes lonkur vanaid 3 priske tütrega puude varjul hurtsikus. Tütred õitsesid, kui kenad lillekesed eide kuivanud kännu ümber. Iseäranis noorem õde oli viisakas ja kena kui oakaunakene. Aga üksikus kohas ei olnud muid nägijaid kui päeval päike ja öösel kuu ning tähtede silmad. Vanaid ei lasknud tütarlapsi laiseldes käia ega aega viita, vaid sundis neid hommikust õhtuni tööle. Piigad istusid iga päev vokkide taga ja keerutasid kuldlinulõngaks. Ei antud vaestele neljapäeva ega laupäeva õhtul mahti Annivakale lisa valmistada ja kui videviku viivul või kuu valgel salamahti sukavarras näpule ei saanud, jäi Annivaka andeta. Lõppenud koonlale pandi sedamaid teine lisaks ja lõng pidi pealegi ühetasane, paras keerd ja peenikene olema. Valmis lõnga hoidis vanaid salakambris luku taga, kuhu tütred iial oma jalga ei tohtinud tõsta. Kust kuldlinu majasse toodi või mis kanga tarbeks lõngu kedrati, see oli ketrajal alles teadmata ega ei andnud eit niisuguste küsimuste peale iial otsust. 2 või 3 korda igal suvel käis vanaid salateel. Viibis vahel rohkem kui nädalapäevad kodunt ja tuli ikka öösel tagasi, nii et tütred iial märku ei saanud, mis ta kaasa oli toonud. Enne teele minekut jagas ta lastele nii mitme päeva osa tööd kätte, kui see kodunt ära arvas jäävat. Praegu oli eidel rändamise kord jälle kätte juhtunud. 6 päeva ketrus jagati piigadele kätte, kus juures igakordset õpetust nõnda kinnitati. Plikad, pidage silmad sihival ja näpud osavad, et heie värkna suus ei katke. Muidu lõpeb kuldlõnga hiilgus ja õnnepõljub teil korraga otsa. Tütarlapsed panid tõsise sõnaga antud kinnitust üsna naeruks ja enne kui eit 10 sammu kargu toel uksest eemale oli jõudnud, hakkasid nad 3 suul itsitama. Seda iga kord antud alpi keeldu ei oleks meil tarvis. Kuldlõnga heie ei lähe kiskudeski katki, veel vähem kedrates. Niisama vähe on võimalik, et kulla hiilgus kaoks. Nii on tütarlaste edevus juba mitu korda enne aegu naernud, kust pika ilu peale viimaks pisarpilli on leitud. 3. päeval pärast eide minekut juhtus üks ootamatu lugu, mis tütarlastel esiotsa ehmatust. Hiljem ilu ja õnne pika peale aga pisarpilli pidi sünnitama. Üks Kalevi sugulane, kuninga poeg, oli metsalisi taga kihutades sõprade seltsist laias laanes eksinud. Nii et enam koerte haukumisest ega sarvede puhumisest teejuhatust ei leidnud. Hüüdmise hääled langesid kõversilma kõrva või võttis paks rägastik nad vangi, nii et nad kaugemale ei ulatunud. Väsinult ja tüdinult astus kuninglik noormees viimaks ratsu seljast ja heitis põõsa varju puhkama, seni kui hobu omal tahtmisel murult peatoitu otsis. Kui kuningapoeg unest ärkas, seisis päike juba madalal. Risti ja põigiti teed otsides nägi ta viimaks pisikest jalgrada, mis teda lonkureide hurtsikusse juhatas. Küll kohkusid tütarlapsed äkki võõrast meest nähes, kelle sarnast veel tänini nende silma ei olnud puutunud. Peale päevatöö lõpetust aga olid piigad õhtu vilul võõraga juba sõbrustanud, nii et ei raatsinud puhkamagi heita. Ja kui viimaks vanemad õed olid magama jäänud, istus noorem võõraga seltsis ukselävel, kus neile sel ööl unekatet silmale ei tulnud. Seni, kui nad kahekesi kuu ja tähtede silma all oma südamelugu tunnistades magusat juttu vestavad, läheme jahimehi vaatama, kes pealiku metsa olid kaotanud. Küll otsiti väsimata edasi-tagasi sõites kõik laaned ümber kaudu läbi, kuni ööpime otsimise lõpetas. Siis läkitas 2 meest linna tagasi kurbi sõnumeid viima. Seni, kui teised laia oksalise kuuse all öömaja võtsid, kus nad teisel hommikul jälle tahtsid otsima minna. Kuningas käskis seda maid teisel hommikul enne Koitu rügemendi hobuse ja teise jalaväge kadunud poega otsima saata. Pikk ja lai laas viivitas meeste otsimise 3. päevani. Siis vast leiti keskhommiku ajal kogemata jäljed. Kui nende kätte jalgrada ulatas, mis hurtsikusse viis.
kuningapoja aeg ei olnud tütarlaste seltsis igavaks läinud. Veel vähem oli koju igatsus talle meelde tulnud. Enne lahkumist tõotas ta nooremale piigale salamahti. Tulen lühikese aja pärast tagasi ja siis kas eaga või väekaupa võtan su neitsikese kodukanaks kaasa. Ehk küll vanemad õetsest nõupidamisest midagi ei kuulnud, tõusis ometi lugu avalikuks sealt, kus keegi ei võinud mõtelda. Ei olnud noorema tütarlapse ehmatus mitte pisike, kui ta pärast kuningapoja lahkumist voki taha istudes kuldlõnga heide värtna suus katkenud leidis. Lõnga otsad sõlmiti küll ristsilmusel kokku ja vokiratast tallati kiiremale käigule, et töövirkus peiu armule kulutatud aja tagasi tasuks, aga üks seni teadmata ja tundmata asi pani siiski tütarlapse südame kohkuma. Kuldlõngal ei olnud enam endist hiilgust. Ei aidanud siin küürimised, õhkamised ega silmaveega kastmised. Asi jäi lonkama. Viletsus hüppab uksest, astub aknast ja poeb prao vahelt. Kui kogemata mulgu leiab, ütleb vana tark sõna. Nõnda juhtus lugu ka nüüd. Vanait oli öösel koju jõudnud. Hommikul tuppa astudes mõistis ta silmapilk, kuidas asja kord õigelt teelt oli läinud. Tuline viha kihutas Heide südant. Ta laskis tütred ükshaaval ette astuda ja hakkas neilt asja otsust nõudma. Tütarlaste salgamine ja vabandamine ei kestnud kaua. Valel on lühikesed jalad. Kaval vanait sai selgesti aru, mis külakukk tema selja taga noorema tütre kõrva oli laulnud. Oh mind õnnetut, sajatan teid, et mu sõna ei kuulanud. Maa ja taevas võivad tükkis mustaks minna. Küll mina nüüd tean, mis lugu siin varjul on. Küll mina nüüd tean. Küll mina sellel noormehel kaela murran, kes siin salajuttu puhumas on käinud. Metsalistele viskan ta söödaks. Proovigu ta veel siis siia ennast näidata. Noorem tütar, punane kui keedetud vähk, ei leidnud tervel päeval rahu ega saanud öösel silmapilku magada. Alatasa koormas teda mõte, et noormes tagasi tulles surma võiks leida. Vara hommikul, kui Eit ja õed veel koiduund pikutasid, läks ta salamahti toast õue kaste vilul rasket meelt jahutama. Ta oli õnneks lapsepõlves vanaide käest linnukeelt õppinud, mis talle nüüd tuluks tõusis. Lähema kuuse ladvas istus Kaaren, nokaga sulgi kohendelles. Armas valge lind, linnusugude targem, tahad sa mulle appi tulla? Mis abi sa tahad? Lenda laanest lagetalle, kuni uhke linn kuningapojaga sulle vastu tuleb. Püüa kuningapojaga kokku saada ja kuuluta talle, mis viletsus mulle on tulnud. Vanait on meie jutuajamisest teada saanud ja lubanud, et kui ta veel kord siia tuleb, siis ta tema kaela murrab ja metsalistele söögiks ette viskab. Ütle talle, et ta enam siia ei tuleks. Küll ma asja talitan, kui ma linnas kellegi leian, kes minu keelt oskab. Eit ei lasknud nooremal tütrel enam voki taga istuda, vaid sundis ta kedratud lõnga kerima. See töö oleks piigal hõlpsam olnud kui endine ketrus, aga vanaide alaline vandumine ja taplemine ei andnud temale hommikust õhtuni mahti. Püüdis neitsi ennast vabandada, siis läks lugu veel kurjemaks. Paneb südame pais naise lõuad korra lõksutama, siis ei jõua ükski vägi neid enam kinni pidada. Õhtu eel aga kuulis noori mõde Kaarnat kuuseladvas. Kronks, kronks. Talitamise palgaks anti Kaarnale tükk liha tiibade karastuseks ja siis läkitati ta jälle teele. Neitsi tänas musta lindu salateate eest ja pidas kuuldud asja südames varjul nii, et teised märku ei saanud. Aga mida ligemale 9. päev jõudis, seda raskemaks läks tal süda, kui mõtlema hakkas, et mingi kogemata õnnetus asja nurja võiks viia. 9. õhtul, kui Vanait ja õed olid puhkama heitnud, läks noore mõde Kiki varvul toast, istus puudevarju murule peiukest ootama. Lootus ja kartus täitsid ühtlasi südant. Juba laulis kukk teist korda, aga metsas ei olnud sammude müdinat ega häälitsemist kuskilt kuulda. Teise ja 3. kukelaulu vahel tungis kaugelt otse kui tasane hobuse kabja müdin tema kõrvu. Müdina juhil läks neitsi tulijale vastu, et ligemale tulek magajaid toas ei ärataks. Natukese aja pärast silmas ta sõjameeste salka, kuningapoeg ise sõitis teejuhina teiste ees. Sest ta oli viimati siit minnes puude külge salamärksid teinud, mida mööda ta nüüd tagasi oskas tulla.
Neitsit nähes kargas ta hobuse seljast, aitas tütarlapse sadulasse, istus ise ettepoole toeks kõrvale ja siis tõttasid nad jälle minekulle. Kuu andis puude vahelt nii palju valgust, et märgitud teerada käest ei kadunud. Hommikune koidupuna oli igal pool lindude keeled lahti päästnud ja häälitsema pannud. Oleks Neitsi osanud neid tähele panna ja jutust õpetust võtnud, oleks see neile enam tulu saatnud, kui mesikeelne meelitus, mis kuningapoja suust üksida kõrvu ulatas. Aga tema ei kuulnud ega näinud muud midagi kui peigu, kes teda palus tühi kartus maha jätta ja julgesti sõjameeste varjamise peale loota. Kui nad lagedale jõudsid, seisis päike juba kaunis kõrgel. Õnneks ei pannud vanait varahommikul kohe tütre põgenemist tähele. Vast tükk aega hiljemini, kui ta kerilauda kerijat nägi, küsis ta teiste käest, kuhu noorem tütar on kadunud. Selle peale ei teadnud keegi otsust anda. Mõnest tunnitähest mõistis, et tütar pakku oli läinud. Seda maid võttis ta kurja nõu ette. Jooksikule karistaja kannule läkitada. Ta tõi lakast peotäie 9 soost kokku segatud nõiarohtusid. Lisas sõnatud soola sekka ja sidus nad nartsukese sisse topiks, sajatas vande ja langetussõnu peale, keris natuke villast sukkalõnga kooreks ümber ja saatis siis nõiakera tuulega minema, seni kui ta ise laulis. Tuulis paska laena tiiba, tuule ämma hõlma kesta, kiirustage kerakene tuule kiirul tuiskamajja, suretava sõudemajja, langetava lendamajja. Keskhommiku ja lõuna vahel jõudis kuningapoeg sõjameeste salgaga laia jõe kaldale, kust kitsas sillakene üle oli tehtud, et mehed ükshaaval üle võisid sõita. Kuningapoeg sõitis parajasti kesksilda, kui tuule saadiku nõiakera kui kiil hobuse külge puutus. Hobune norskas kohkudes, tõusis äkitselt tagumistele jalgadele püsti ja varem, kui keegi appi jõudis, libises Neitsi sadula kelbalt jõkke. Kuningapoeg tahtis tema kannul jõkke karata, aga sõjamehed keelasid teda kinni pidades seda tegemast, sest jõgi oli põhjatu sügav. Inimese abi ei võinud sündinud õnnetust enam takistada. Ehmatus ja leinakurbus olid kuningapoja üsna tuimaks teinud. Sõjamehed viisid ta tahtmata koju tagasi, kus ta mitu nädalat vaikses kaambris viletsust leinas ning esimestel päevadel toitu ega keelekastet ei võtnud. Kuningas laskis tarku igalt poolt kaugelt ja ligidalt kokku kutsuda, aga ükski ei võinud tõbe ära seletada ega teadnud selle vastu abi juhatada. Siis ütles ühel päeval tuuletarga poeg, kes kuninga rohuaia saedniku poisiks oli. Saatke kohe Põhjamaale vanatarga Taadi järele, see oskab asjast enam kui teie maatargad. Kiiresti läkitas kuningas Põhja vanatargale sõnumid, kes nädala pärast juba tuuletiivul sinna jõudis. Ta ütles kuningalle. Aus kuningas, see tõbi on tuulest tulnud. Üks vihane nõiakera on noorme südame parema poole ära rabanud. Seepärast seisab ta alati leinas. Siin ei aita sõnad ega arstirohud, vaid aeg üksi võib häda parandada. Saatke ta sagedasti tuule kätte, et tuul mured metsa ajaks. Nõnda sündiski pika peale, et kuningapoeg hakkas jälle toibuma, toitu võtma ja öösel magama. Viimaks tunnistas ta vanematele oma südamevalu. Isa soovis, et poeg jälle kosja läheks ja meeleparanduseks nooriku koju tooks, aga poeg seisis selle vastu. Juba ligi aasta oli noormehe leinas mööda jõudnud, kui ta ühel päeval kogemata sillale juhtus, kus ta armsam otsa oli saanud. Viletsust meelde tuletades tõusid tal kibedad pisarad silma. Korraga kuulis ta kena laulu häält, küll kuskil inimest näha ei olnud. Hääleke laulis. Eide sajatuse sunnil võttis vesi väetikese, mattis laine lapsukese, kattis ahti armukese. Kuningapoeg astus hobuse seljast, vahtis igale poole, kas ehk kedagi sillavarjus peidus ei ole. Aga nii pikalt, kui silm ulatas, ei olnud kuskil laulikut näha. Veepinnal kõikus laiade lehtede vahel jõenupuke. See oli ainuke asi, mis talle silma puutus. Aga kõikuv lillek ei võinud laulda. Siin pidi mingi salajane imeasi varjul seisma. Ta sidus hobuse jõe kaldale puukännu külge
istus ise sillale ja pani tähele, kas silm või kõrv mingit täielikumat tunnusmärki ei saaks anda. Tükk aega jäi ümberringi kõik vaikseks, siis laulis jälle nägemata laulik. Heide sajatuse sunnil võttis vesiväetikese, mattis laine lapsukese, kattis ahti armukese. Mõnikord tuleb inimestele mõnus mõte kogemata tuulest. Nii sündis ka siin. Kuningapoeg mõtles. Kui viibimata laanehurtsikusse sõidan, kes teab, ehk võivad kullaketrajad seda imelikku lugu mulle seletada. Seda mõteldes istus ta hobuse selga ja asus laane poole teele. Endiste märkide järele lootis ta hõlpsasti teed leida. Aga mets oli kasvanud ja otsimine viitis enam kui päeva, enne kui ta teeraja kätte sai. Hurtsiku ligidal jäi ta metsal uurama, kas neitsikestest keegi toast välja ei tule. Hommikul vara läks vanem õde allikalle silmi pesema. Noormees astus ligemale, jutustas mineva aastasest õnnetusest sillal ja sellest, mis laulu ta paari päeva eest seal oli kuulnud. Vanaeet juhtus õnneks kodunt ära olema, seepärast palus neitsi kuningapoja tuppa. Kui tütarlapsed juttu pikemalt olid kuulnud, mõistsid nad kohe, et mullune õnnetus Heide nõiakerast oli sündinud ja et õde veel praegu surnud ei ole, vaid nõiapaelte kammitsas on. Kas veelainetel midagi teie silma ei juhtunud, mis laulu oleks võinud avaldada? Ei midagi. Nii pikale, kui minu silm ulatas, polnud jõelainetel muud näha kui kollane jõenupuke laiade lehtede vahel, aga lilleke ja lehed ei võinud ometi laulda. Tütarlapsed arvasid seda maid, et jõenupuke muud ei võinud olla kui nende laintesse uppunud õde, kelle nõidusvägi lilleks oli moondanud. Nad teadsid, kuidas vanaid sajatatud nõiakera lendama oli saatnud, mis nende õde iga viisi võis moondada, kuid elu seest ei võinud sellest arvamisest ei öelnud nad kuningapojale midagi. Niikaua kui neil veel päästmisnõu ei olnud, ei tahtnud nad tühja lootust kasvatada. Heide tagasitulek võis veel paar päeva viibida, seepärast oli neil aega nõu pidada. Vanem õde tõi õhtul lakast peotäie tarvilikult segatud nõiarohtusid, hõõrus peeneks, segas jahuga koogitaignaks, küpsetas kooki ja andis noormehele süüa. Enne kui ta õhtul puhkama läks, kuningapoeg nägi öösel imelik und. Otse kui elaks ta metsas lindude keskel ja oskaks igaühe keelt. Kui ta hommikul neitsidele oma öise unenäo oli rääkinud, ütles vanem õde. Õnnetunnil olete meile tulnud, õnnetunnil und näinud, mis teile koju minnes tõeliselt sünnib. Mu eilne sealihal silitatud kook, mis teie kasuks küpsetasin ja teile süüa andsin, oli tarkuse rohtudega täidetud, mis teile võimuse andis kõik mõista, mida targad linnud isekeskis kõnelevad. Neil väikestel suliskuubedes meestel on palju salatarkust varjul, mis inimestele teadmata. Seepärast pange teraselt tähele, mis lindude nokad kuulutavad. Ja kui kord teie leinapäevad lõpevad, siis tuletage ka meid vaeseid lapsi meelde, kes siin kui vangid voki taga istuvad. Kuningapoeg tänas piigasid heade soovimiste eest ja tõotas nad hiljemini orjapõlvest päästa, olgu kas lunastuse hinnaga või väekaupa, jättis siis head aega ja tõttas teele. Tütarlastel oli rõõmus meel, kui nad nägid, et lõngaheidet katkemata ja kullahiilgus kustumata on jäänud. Vanaid ei võinud koju tulles neile midagi süüks arvata. Seda naljakam näis lugu kuningapojaga, kes metsas otse kui pereka rahva keskel sõitis, sest et lindude laulud ja häälitsemised kõik sõnatargalt tema kõrvu kostsid. Siin nägi ta imestades, kui palju tarkust inimestele seeläbi tundmata jääb, et ta linnukeelt ei oska. Suuremast osast, mis sulis rahvas esiotsa kõneles, ei võinud teekäija palju aru saada. Ehk seal küll mitmestki inimesest üht ja teist avaldati, aga need inimesed ja nende sajatused olid talle võõrad. Kõrgel männiladvas nägi ta korraga haraka ja kirju rästa, kelle omavaheline jutt tema kohta passis. Inimese rumalus on suur, nad ei oska vähemaidki asju õigel kombel talitada. Seal istub silla kõrval jõenuppu kombel vana lonkrumoori kasvandik terve aasta, laulab kurtes mööda käijatel oma häda, aga ükski ei tule teda päästma.
vast paari päeva eest sõitis endine peiuke üle silla, kuulis neitsi laulu igatsemist, aga ei olnud targem kui teisedki. Ja ametigi peab tütarlaps tema süü pärast Heide nuhtlust kannatama. Kui ta suuremat tarkust ei saa kui seda, mis inimeste suust kuuleb, siis jääb tütarlaps igavesti lillekeseks. Piiga päästmine oleks pisike asi, kui lugu Põhja vanamehele ära seletataks. Põhja vanatark võiks neitsi hõlpsasti veevangist ja lillekamitsast päästa. Praegu kuuldud jutt oli noormehe mõtlema pannud. Edasi sõites pidas ta nõu, kust ta käsukandja peaks leidma, keda Põhjamaale läkitada. Korraga kuulis ta, kuidas üks pääsuke teist hüüdis. Tule Läki Põhjamaale, seal on parem pesitsemispaik kui siin. Pidage kinni, sõbrad. Viige Põhja vanatargale palju tuhat terviseid minu poolt ja paluge tema käest otsust, kuidas oleks võimalik jõenupuks moondatud neitsike jälle inimese lapseks teha. Pääsukesed lubasid asja talitada ja lendasid oma teed. Jõe kaldale jõudes puhkas ta hobust ja jäi sillale kuulama, kas jälle kusagilt lauluhäält kõrvu ei kostaks. Vaikus vältas ümberringi ega olnud muud kuulda kui lainete kohinat ja tuulevihinat. Nukral tujulistus noormes hobuse selga sõitis koju tagasi ega lausunud kellelegi sõna oma viimasest teekäigust ja juhtumisest. Nädal hiljem istus ta ühel päeval rohuaias, arvates, et pääsukesed vist ta sõnumi on teel unustanud. Kui suur kotkas kõrgel tuuleõhus ta pea kohal keerutas. Aega mööda tuli lindika maadalamale, kuni ta viimaks ühe pärna otsa kuningapoja ligidale maha laskus. Vana Põhjatark läkitab teile palju terviseid ja palub mitte pahaks panna, et ennemini ei saanud vastust anda. Ei olnud kedagi siia poole tulijat leida. Neitsi lillepõlvest päästmiseks ei ole muud tarvis kui seda. Minge jõekaldale viisake riided seljast ja võitke keha üleni mudaga, et valget märki kuhugi ei jää. Siis võtke näppudega nina otsast kinni ja hüüdke, mehest vähki. Silmapilgul saate teie vähiks, siis minge sügavasse jõe põhja. Uppumist pole teil karta, tungige julgesti jõenuppu juurte alla, harutage need mudast ja kõntsast lahti, et kuhugi pikemat kinnitust ei jääks. Riiputage ennast sõrgapidi ühe juure, otsakese külge kinni, küllap teid siis vesi lillega tükiks veepinnale tõstab. Siis sõitke lainte turjal seni edasi, kuni kähara oksaline pihlakas pahemal pool kalda teie silma hakkab paistma. Natuke maad pihlakast eemal seisab väikese saunakõrgune kivi. Kivi kohal peate ohkama. Jõenupust neitsi, vähist mees. Lugu sünnib silmapilk nii. Kotkas tõusis jutu lõpetusel lendu ja läks oma teed. Noormees vaatas tüki aega talle järele ega teadnud, mis ta sellest pidi arvama. Kahe vahel mõtlemised olid enam kui nädalapäevad viitnud. Noormehel ei olnud julgust ega usaldust õpetatud päästmistükki katseks ette võtta. Seal kuulis ta ühel päeval Varese suust. Miks sa kõhkled vanataadi käsku täitmast? Vanatark ei ole iial vale sõnumeid saatnud ega linnukeel petnud. Rutta jääkaldale ja kustuta neitsi igatsemise piisarad. Varese jutt kasvatas noormehe julgust. Ta mõtles. Suuremat viletsust ei või mulle seal tulla kui surm, aga hõlpsam on surm kui alaline leinapõli. Ta istus hobuse selga ja sõitis tuttavat teed jõekaldale. Sillale jõudes kuulis ta laulu. Heide sajatuse sunnil pidin siia suiku majje, lapsi noori närtsi majje, laine sülle lange majje. Märg, vilu, sügav sängike, nüüd katab neidu noorukest. Kuningapoeg sidus hobuse jalad kammitsasse, et see sillast kaugemale ei võinud minna. Viskas riided seljast ning võidis keha üleni mudaga, et valget märki kuhugi ei jäänud. Võttis siis nina otsast kinni ja hüüdis. Mehest vähki!
ja kuningapoeg kargas seda maid vee alla. Järsku tõusis vesi kihisedes üles ja siis oli jälle kõik vaikne nagu ennegi. Vähiks moondatud mehike hakkas jõenuppu juuri vee põhjast lahti harutama, mis tal väga palju aega viitis. Juurikad seisid tugevasti kõntsa ja muda sees kinni, nõnda et vähil 7 päeva tugevasti tööd oli, enne kui asi korda sai. Töö lõpetusel näpistas mehike vähksõrad ühe juure otsakese külge kinni ja vesi kergitas ta lillega tükkis jõe pinnale. Kõikuvad lained viisid vähi ja jõenuppu aegapidi edasi, ehk küll puid ja põõsaid paljugi kaldal nähtaval tuli, siiski ei puutunud juhatatud pihlakas suure kiviga temale silma. Viimaks nägi ta pahemal pool kaldal kähara oksalist pihlakat punaste marjakobaratega ja natuke maad eemal seisis ka väike sauna kõrgune raudkivi. Nüüd ohkas mehike vähk. Jõenupust neitsi vähist mees. Silmapilk kujus veepinnal 2 inimese pead, üks meeste, teine naisterahva oma. Vesi veeretas neid kaldale ligemale, aga mõlemad olid ihualasti. Häbelik neitsi hakkas paluma. Armas noormees, mul ei ole riideid selga panna, seepärast ei julge ma veest välja tulla. Astuge kaldale pihlaka varju. Ma pigistan seniks silmad kinni, kuni kaldale ronite ja pihlakast varju leiate. Ma rutan sillale, kuhu hobuse ja riided jõkke minnes maha jätsin. Neitsi oli enese pihlaka varju peitnud ja noormees läks silla poole, kuhu ta riided ja hobus oli jätnud. Aga ei leidnud sealt ühte ega teist. Et vähipõldal mitu päeva oli kestnud, seda ta ei teadnudki, vaid ta arvas, et ainult paar tundi vee põhjas oli olnud. Vaata, seal veeres uhke tõld 6 hobusega mööda kallast talle vastu. Tõllast leidis ta kõik tarvilikud riided, nii hästi endale kui ka vetevangist päästetud neitsile. Kasulane ja toatüdruk olid tõllaga ühes sinna tulnud. Teenri võttis kuningapoeg endale abiks ja läkitas tüdruku tõlla ja riietega sinna, kuhu alasti neitsi pihlaka alla oli ootama jäänud. Rohkem kui tunni aja pärast tuli kenasti pulmariietega ehitud neiukene tõllaga sinna, kus kuningapoeg kaldal teda ootas. Ta ise oli niisama uhkes peiulikus riides ja istus nüüd neiu kõrvale tõlda. Nad sõitsid otse kohe linna lossi ukse ette. Kuningas ja kuninganna istusid leinariides leinatest kallist kadunud poega, keda arvati jõkke õppunud olevat, sest et hobu ja riided kaldalt olid leitud. Suur oli vanemate rõõm, kui surnuks nutetud poeg elusalt kena neitsi kõrval nende ette astus. Mõlemad säravates ülikondades nüüd valmistati pulmad, mis suure ilu ja käraga 6 nädalat vältasid. Ajakäigul ei ole püsi ega puhkamist kuskil. Siiski näivad rõõmupäevad jõudsamalt edasi minevad kui kurvastuse tunnid. Pulmade lõpetusel oli sügis kätte tulnud, siis tuli talvekülm ja lumi, nii et noorel rahval palju lusti ei olnud jalgadest toast tõsta, aga kui kevad parajasti uut suveilu sünnitas, läks kuningapoeg noore abikaasaga rohuaeda kõndima. Seal kuulsid nad, kuidas harakas puuladast nokatas. Oh, sa tänamatu loom, kes õnnepäevil endised abimehed meelest unustanud. Kas vaesed neitsid 2 elu otsani kuldõnga peavad keerutama? Lonkur vanaid ei ole tütarlaste ema, vaid sorts ja nõid, kes neitsikesed lapsepõlves kaugelt maalt on varastanud. Vanamori patud on suured, tema peale ei maksa armu heita. Keedetud mürgijuur oleks temale kõige mõnusam roog, muidu läheks ta jälle päästetud lapsi nõiakeradega kiusama. Nüüd tuletas kuningapoeg meelde ja tunnistas abikaasale, kuidas ta laanehurtsikus käinud õdedelt nõu küsimas, sealt linnukeelt õppinud ja neitsidele neid vangist päästa tõotanud. Abikaasa palus pisar silmil õdedele appi tõtata. Teisel hommikul ütles ta unest ärgates. Mul oli tähtis unenägu. Vanaait on kodunt läinud, tütred üksi jätnud, nüüd oleks vist paras aeg neile appi minna. Kuningapoeg laskis seda maid hulga sõjamehi teele valmistada ja läks nendega seltsis laanehurtsikusse. Teisel päeval jõudsid nad sinna. Tütarlapsed olid nagu unenägu tähendanud üksi kodus ja tulid päästjatele rõõmukisaga vastu. Ühele sõjamehele anti käsk mürgi juuri korjata ja vanaidele roaks keeta, et kui ta koju tulles kõhtu täidab, enam süüa ei tahaks.
Nad jäid Laanehurtsikusse öömajale ja läksid teisel hommikul varatütarlastega seltsis teele, nõnda et nad õhtul linna jõudsid. Õdede rõõm oli suur, kui nad siin 2 aasta pärast jälle kokku said. Vana Moor oli samal ööl koju jõudnud, ta sõi suure kiirusega rooga, mille laualt leidis ja puges siis sängi puhkama, kus ta enam üles ei ärganud. Mürgijuur oli õela elupäevad lõpetanud. Kui kuningapoeg nädal hiljem ühe ustava pealiku sinna saatis lugu vaatama, oli vanaid surnud. Salakambri kogutud kuldlõnga leiti 50 koormat, mis 3 õele jagati. Pärast, kui vara viidud, laskis pealik tulekukke katuse harja panna. Juba sirutas kukepunane harjend katuse olvist välja, kui suur põlevate silmadega kass olvist mööda seina maha ronis. Sõjamehed kihutasid kassi taga ja said ta pika peale kätte. Linnuke õpetas puuladvast. Pange kassile lõks sabasse, siis tõusevad kõik saladused avalikuks. Ärge piinake mind, mehed. Ma olen ehk küll nõiduse läbi praegu kassi näol, inimene kui teiegi. Kurjuse palgaks moondati mind kassiks. Olin kaugel maal ühe rikka kuningakojas majapidaja ning Vanamor oli kuninganna esimene toaneitsi. Ahnusest pidasime üheskoos salanõu, kuninga 3 tütart ja suur varandus ära varastada. Ja siis pakku minna, kui aega mööda kõik kuld, majariistad olime kõrvale saatnud, mis vanaid kuldlinadeks moondas, siis võtsime lapsed, kellest vanem tütar 3-aastane ja noorem 5-kuune oli. Vanamor kartis, et kahetsedes teisele mõttele lähen ja moondas mu seepärast kassiks. Keelepaelad pääsesid mul küll ta surmatunnil valla, aga endine kehakuju ei tulnud enam tagasi. Sul ei ole paremat otsa tarvis kui vanaidele. Aga kuningatütred said aega mööda, nagu nooremõde kuningapoegade abikaasadeks ja Laanehurtsikus kedratud kuldlõngad andsid neile rohket kaasavara. Nende päris sünnipaik ja vanemad jäidki teadmata.